tere tulemast tagasi trippima. Tere. Meie oleme jõudnud omadega Portugali. On plaan olla siin umbes äkki 6 aega, ma ei tea, vaatame, kuidas meeldib, kus leiame mingid ägedad ööbimiskohad, ägedad linnakesed. Et praegu käisimegi sellises linnas nagu Tavira ja vaatasime selle kergelt üle ja tulime kuhugi ööbimiskohta. Peame veel täpsemalt uurima, mis me siin kindlasti tegema peame ja ära nägema peame, aga jõuame seda kõike rahulikult vaadata, et meil tegelikult aega veel on, et Portugalis olla, nii et Aega on palju, täna on alles esimene päev. jah, naudime, vaatame, avastame, olge meiega. Tere 13. märtsi hommikut. Tänane päevaplaan on minna sellisesse linna nagu Faro. Ei oska midagi arvata, aga lähme vaatame üle, mis seal täpsemalt on. Ja siis õhtuks on plaan leida ranna ääres mingi ööbimiskoht, et tahaks minna ikkagi rannikule ka ja vaatame, kas me leiame mingi ägeda koha, kus öösel olla. Jõudsime oma tänasesse sööbimiskohta, niimoodi siis, aga see tee siia oli küll nagu sealt vahelt niimoodi väga huvitavalt, et ma ei tea, kas me siit pärast ära saame enam, see oli selline liivane kitsas tee, et kui keegi oleks vastu tulnud, siis ei kujuta ette, mis saanud oleks, nii et eks näis, kuidas me siit ära saame.
on kätte jõudnud reede ja meie oleme nüüd olnud 2 ööd ühe sama koha peal, leidsime ühe mõnusa ranna. Põlesime ära, väga-väga ilus ilm oli, aga ütleme nii, et ei oleks arvanud, et see märtsi päike selline on, et me panime päiksekreemi küll, aga päris valus on. Nüüd võtame siis suuna matkale, liigume paarkümmend kilomeetrit ainult. Kohe vist kõigepealt tegelikult lähme vaatame ühte randa veel, mis tee peal on ja siis lähme matkale võib-olla. Vaatame, ilm on täna selline, et hästi udune, hästi veider. Et kui randu vaadata, siis ma ei ole kindel, et me üldse midagi väga täpselt näeme. Et me oleme suht ilmast sõltuvad praegu ja vaatame, mis me näha saame või kas me matkame või palju me matkame. Kõike vaatame jälle jooksvalt. Selline huvitav tee siis siin tulla. Aga rannad olid mega ilusad, aga no ütleme nii, et meil ikka selle autoga selles suhtes juhtub, et noh, me teadsime tegelikult, et piduri klotsid on küllaltki kulunud läbi, et ostsime juba Hispaaniast uued klotsid ära, aga mõtlesime, et noh, nii ruttu ikka läbi ei saa midagi minna, aga nüüd rannast ära tulles hakkas päris kõvasti häältega pidurdades. Nii et nüüd meil on põhimõtteliselt 2 valikut, et kas vahetada see ise ära, aga me ei ole oma tungis eriti kindlad, et kas seda autot üleval jõuab hoida. Või siis teine võimalus on minna kuhugi töökotta, aga meil on töökodadega vähemalt Hispaanias päris halvad kogemused. Väga ei usalda ja need ilmselt maksavad ka haigelt palju, et me oleme natuke nüüd mõtlema, et mis me edasi teeme, sest et sellise häälega edasi sõita väga ei kannata. Kaks tundi hiljem ja me saime piduri klotsid vahetatud. Nii et nüüd on aeg minna, siis ma ei usu, et me matkama täna enam jõuame, aga raatu vaatame ikkagi. Me tulime randa, läheme randa ja võtsime mingid puuvilja kaasa. Lähme vaatame, kas me saame mingi ägeda päikseloengu pikniku teha. Tere hommikust! Me läheme matkama. Kokku peaks tulema 11 kilomeetrit, ilmselt nii palju ei viitsi jalutada ja pöörame poole pealt otsa ümber, aga vaatame, kuidas on. Ilm on igatahes super ja päike on mõnus ja täiega hea on. See ebareaalne moment, kui me saame aru, et me oleme bussiga sõitnud delfiinide juurde lihtsalt. Nad olid Hispaanias ka, aga siin me reaalselt nägime neid praegu just.
meie oleme jõudnud nüüd Lagosesse, teeme oma lõunasööki ja käisime tee peal siia veel 2 rannas ja nüüd siis on selline plaan, et natuke, ma ei tea, sööme kõhud täis, puhkame ja õhtul ilmselt lähme linna avastama. Et saime siin ühe kaubanduskeskuse lähedal, kaubanduskeskuse kõrval väga normaalse parkimiskoha ja siit on suht mugav linna minna, nii et kõik on hästi. Me nüüd otsustasime, et me jääme 9 veel Lagosesse, et eile õhtul käisime vanalinnas ka ja täitsa äge oli. Ja lähme vaatame täna siis üle ühed rannad veel, rannikuala, mingid matkarajad, mis seal on ja siis õhtul äkki avastame veel vanalinna natukene. Portugalis on vesi igal pool tasuline, siis me oleme koondrid, ei taha maksta, nii et mingi suvaline tanklavesi nõude pesemiseks vast kõlbab küll. Ja kuna me ei viitsinud autot liigutada ja kokukatel on ainult 1 pakiraam, siis teine kanister läheb meil täis niimoodi, et on mingi suvaline Maifiti seljakott, selle sees on solar ja vesi. Tere hommikust! Meie võtame oma suuna nüüd sellisesse kohta nagu Sagres. Enne seda on veel vaja leida kuskilt meil mingit puhast vett, mida me kasutame makaronide keetmiseks, makaronilisi keetmiseks. Ja siis võib-olla lähme korra veel McDonaldsi wifi't kasutama, et mingeid sarju alla laadida ja siis võtame suuna sinna poole. Me nüüd tulime Portugali lõunaranniku serva tippu. Oleme Sagresi nimelises linnas ja siin on tõesti mega ilus, lained on võimsad, päeval oli palju surfareid ja tegelikult on täiega äge siin. Kuna me ei viitsinud ise täna bussis süüa teha, siis lähme kohvikusse, teeme seal ühe brunchi ja siis mõtleme, mis me edasi teeme, et ilmselt lähme siit ära ja hakkame sõitma Lissaboni poole.
linnast enne ka läbi, vaatame selle üle. Lisaks on see, et me nägime praegu siia randa sõites oma reisi teist bussi, madu. Mingi must madu oli. Mõtlesime, et me sõitsime üle, aga me ei olegi 100% kindlad, kas ta jäi elama või mitte. Aga siuke fun fact. Selline on siis põhimõtteliselt ranniku põhitee siin osas. Ma ei tea, me ei ole veel kohanud väga häid teid Portugalis ja see on ka siuke väike kitsas tee, kus põhimõtteliselt kedagi väga ei sõida, nii et siuke huvitav. Me sõitsime mööda ranniku äärt ja leidsime täiesti juhuslikult mingi ookeaniäärse kämperitäis parkla ja otsustasime, et jääme ööseks hoopis siia. Et ei hakka sinna ronima, mis me olime välja vaadanud. Tere hommikust! Täna lähme Arrabida rahvusparki ja proovime leida siis õhtuks endale ööbimiskoha juba kuskil Lissaboni lähedal. Kilomeeter matkarada jalutatud, väga ilus oli, aga arvestades, et see oli 1 kilomeeter, siis me oleme ikka päris läbi. Et rada oli suht keeruline. Hommikust lähme Lissaboni taksoga. Ja me olemegi enne 9 ilusasti bussis tagasi, et otsustasime siis seekord takso kasuks, mis oli väga-väga mõistlik mõte, sest et Lissabon jättis meile üldiselt väga hea mulje ja me arvame, et see oli sellepärast, et me ei hakanud autoga linna minema, sest et lihtsalt suurlinnad on nii, nagu nad on, see liiklus ja ööbimiskoha otsimine ja kõik see. Suurlinnad on alati närvilised. Liiklus on närviline, palju ummikuid, parkimiskohti on keeruline leida. Kitsad tänavad. Ja tegelikult on reaalsus alati see olnud, et enne kui sa seal linnas parkimiskoha leiad, siis sul on sellised skoppe ja sa ei viitsigi sinna nagu väga minna. Ja. Et praegu käisime ära Boltiga edasi-tagasi 25 eurot ja ülimõistlik. Tõesti tasus ennast igati ära, sest auto oli korralikus kämperiparklas väljaspool linna, mis oli turvaline, kuhu me julgesime ilusasti auto jätta. Nii et kõik oli väga hästi ja
linn ise tõesti väga meeldis, nii et soovitame kindlasti minna, et terve päevaga käisime põhilised kohad läbi, saime isegi aega jäi põhimõtteliselt üle, et saime rahulikult vaadata, nautida, nii et täiesti piisav. Ja väga mõnus kogemus. Ja siis vaatame edasi, mis me nüüd edasi üldse teeme. Et me natuke mõtleme, homse päeva ilmselt võtame siukseks puhkamiseks, meil on vaja pesu pesta ja ilmselt siit platsi pealt veel ära ei liigu. Vaatame. Mitte midagi ei tea, kõik on lahtine. Jah, head ööd. Väike liivaturmikene on üle käinud siin. Pesumaja on küll kallim kui Hispaanias, aga siin on wifi ja pistikud. Nii et kasutame võimalust, paneme kõik asjad laadima ja naudime wifit. Meil on täna olnud suhteliselt siuke puhkepäev, et mõtlesime, et oleme paiksed, et kuna siin kämperiplatsil veel olla saame, siis nautisime natuke aega. Üldiselt väga midagi teinud ei ole. Täna oli õues ka liima, ehk siis Sahara kõrbest tulnud liivatolm, mis igal pool ringi lendab, seega meil on auto täiesti udune. Hingamisteed on veits siuksed kahtlased endal, kõik on nagu kuiv ja ebamugav. Nüüd siis käisime pesu pesemas, pidi minema tund, läks kokku umbes 2, sellepärast et täiesti ootamatult tuli vahepeal pesumajas mingi elektrikatkestus, lõi kuskilt kaitsmed välja ja ootasime siis umbes tund aega, et keegi tuleks selle korda teeks, sest me ei saanud enda pesuga masinast kätte enne. Aga nüüd oleme tagasi bussis ja hakkasime tegema õhtusööki. Tere hommikust! Meie oleme nüüd jälle taas teel, tulime korraks Leroy Merlinis, hommikul käisime Mercadonas toidupaas korraks ka. Nüüd oleme Leroy Merlinis, täidame gaasivarud ja liigume edasi sellisesse kohta nagu Cascais. Peaks olema selline portugaalaste teada-tuntud suvituslinn ja kui ilmselt jõuame, siis liigume täna ka Sintrasse. Seal küll on see probleem, et jälle vist on vargaid küllaltki palju või nagu mingid probleemsed parkimiskohad, aga vaatame, kas me jääme ööseks sinna või lähme juba edasi ka Mandri-Euroopa kõige läänepoolsemasse punkti. Cabo de Roca vist oli, et plaan on selline, et me täpselt veel ei tea, aga lähme vaatame. Tere hommikust! Tere hommikust!
räägime siis natuke eilsest päevast ja tänastest plaanidest ka. Et eile siis käisime kõigepealt suvituslinnas nimega Cascais, oli väga äge, küll aga väga-väga palav, et eile oli ligi 30 kraadi jälle ja see kuidagi hittis väga teistmoodi või nagu see oli ikkagi... Niisugune lämbe, ja. Isegi mitte nagu lihtsalt soe, vaid siuke lihtsalt lämbe. Õhku ei olnud, aga see vist oligi tegelikult selle liivatormiga kuidagi jälle sellega seotud. Ja siis läksime Sintrasse. Parkimiskoha poolest mitte just kõige toredam linn, kus käia, et päris raske oli leida suurele autole kohta, et kuhu jääda. Me oleme tegelikult väga väike auto, võrreldes mõne kämperiga, aga isegi meil oli keeruline. Aga muidu täiesti uskumatu, et see väga-väga üllatas, kui äge see vanalinna osa oli. Siuke Austria vaibi veits. Jaa, andis jah. Et kindlasti soovitame. Meil jäi seal muidugi aega päris väheseks, et me käisime seal alla tunni aja, aga ikkagi väga epic. Ja siis tulimegi siis Mandri-Euroopa kõige läänepoolsemasse punkti, Cabo da Rocasse, kus me ka ööseks jäime. Väga okei oli magada. Siin me praegu siis ka seda videot teeme. Cabo da Roca on väga ilus koht. Käisime eile õhtul matkamas natukene. Täna nüüd just tulime, tegime ühe ringi veel. Praia da Ursa oli ranna nimi siis, kus me käisime. Et jah, väga epic vaated igalt poolt, mega ilus otse ookeani ääres, väga vinge koht. Ainult head sõnad öelda, et tõesti Portugal, sa mõtled, et nagu oled neid vaateid juba näinud ja igast randu näinud, aga iga nurga peal on midagi uut ja erilist ja need vaated lihtsalt suudavad ikka veel üllatada. Et ma usun, et see Portugal lihtsalt ongi nii ebareaalselt ilus jälle. Ja tänasest siis nii palju, et praegu lähme ühte linna. Äkki oli nimi Asenjas do Mar, midagi taolist. Ja vaatame siis korra seal mingid vaateid, siis seal on veel mingid rannad ja ööseks vist on ka plaan kuhugi randa jälle minna. Kuigi ilmaga on nüüd selline, et täna peaks tulema mingi äikesetormikene, et järgmine nädal meil nii soe enam ei ole, pigem nagu võib-olla isegi külmem kui Eestis, et vahepeal see näitab... Nii palju kui ilmateadet ette näha on, siis ilusat ilma me rohkem praegu ei näe. 10 päeva kindlasti mitte. Et ainult vihm ja tuul, nii et see ranniku ääres olemine tuulega ei ole just kõige meeldivam, magada eriti hästi ei saa, aga ma ei tea, loodame, et ei ole tegelikult nii hull ja vaatame. Kulgeme, naudime ikkagi. Just. Saime nüüd Eriqueiras endale viimase 4 ööbimiskohast, ehk siis ilmselt oleme siin paar päeva, et siin on kõik poed ja asjad on ka läheduses ja vanalinn on mingi alla 20 minuti jalutada, nii et naudime veidi sellist surfi linna jälle. Lõpetasime eilse õhtupuhuriga, alustasime tänast hommikut puhuriga, enne oli 16 kraadi, nüüd on juba toas 17 ja ma ei tea, meil on õues mingi 7 kraadi oli öösel, võib-olla isegi 6 kraadi, nii et kevadet veel nagu absoluutselt mitte kuskilt ei paista.
meil on õudselt halb ilm väljas ja otsustasime, et jääme ilmselt homseks päevaks ka siis siia Ericeirasse ja oleme lihtsalt paigal, sest tõesti täna on väljas maksimaalselt 12 kraadi sooja olnud ja megatuul, megavihm. Ühesõnaga Portugal ei ole kindlasti see, mis me eeldasime, et ta märtsi lõpus olla võiks. Nii et teeme natuke aega parajaks, ootame, et kuskilt normaalsem ilm tuleks ja siis liigume juba ilmselt rohkem edasi ja vaatame uuesti rohkem ringi.